Iraan ähvardas avalikult rünnakutega Euroopat ja USA'd, kui Trump ei nõustu lõpetama sõda Teherani tingimustel. Samal ajal, kui Donald Trump väidab, et on Iraaniga peaaegu kokkuleppele jõudnud, ähvardas Islami revolutsiooni kaardiväe korpus sõja laienemisega väljapoole Lähis-Ida, kui USA taas alustab rünnakuid Iraani vastu. Lisaks teatab Qasir järgmist, tsiteerin: meie hävitavad löögid kohtades, mida te isegi ette kujutada ei suuda, muudavad teid tuhaks. Samal ajal kutsus Donald Trump kiiresti ametnikud Valge Maja situatsiooni keskusesse, kus tehakse USA's kõige olulisemad otsused ja kohe pärast seda teatas Pentagon, et nad valmistavad armeed ette maismaa operatsiooniks Iraanis. Minu nimi on Aleksei Pitši ja arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal, pange videole like, kirjutage oma kommentaar ja sõbrad, liituge minu Telegrami kanaliga Pitši News. Link sellele on selle video kirjelduses, samuti on kirjelduses link minu ainult ukrainakeelsele YouTube'i kanalile. Seega, kui soovite vaadata minu eraldi saateid ukraina keeles, siis kindlasti minge sinna, tellige ja toetage täiesti uut ainult ukrainakeelset YouTube'i kanalit. Niisiis, eelmisel päeval kinnitas Donald Trump taas kõigile, et rahuleping Iraaniga on peaaegu allkirjastatud. Jäänud on vaid mõned üksikud nüansid. Justkui sellepärast ta tühistas ka rünnaku Iraani vastu. Veelgi enam, Trump ise väitis, et sõda Iraanis muutub peagi Ameerika Ühendriikides väga populaarseks. USA president Donald Trump ütles, et ameeriklased ei toeta sõda Iraanis ainult seetõttu, et nad ei saa aru, mille nimel seda üldse peetakse. Edasi toon tema tsitaadi. Mulle öeldakse, et sõda pole üldse populaarne, aga mina arvan, et see sõda on väga populaarne, sest me võitleme selle nimel, et Iraanil ei oleks tuumarelva, millega nad võiksid näiteks Los Angelest hävitada. Kui me seletaksime seda inimestele, aga mul pole aega seda seletada, sest ma juhin seda sõda. Minu jaoks pole oluline, kas see sõda on populaarne või mitte, sest USA peab seda tegema. Aga Donald Trump ise ilmselt ei aimanud, et sõja populaarsus USA's võib olla hoopis teistsugusel kujul. Iraani islami revolutsiooni kaardivägi ähvardas sõja laienemisega väljapoole Lähis-Ida, kui USA tõepoolest taastab rünnakud Iraani vastu. Iraani islami revolutsiooni kaardivägi avaldas ametliku teate, mis kõlab järgmiselt, tsitaat. Kui agressioon Iraani vastu kordub, siis seekord lubatud piirkondlik sõda ulatub väljapoole Lähis-Ida piirkonda. Ja meie hävitavad löögid kohtades, mida te isegi ette kujutada ei oska, muudavad teid tuhaks. Ja nüüd tunnistavad eksperdid juba, et võib olla juttu Iraani katsest rünnata juba eurooplasi Euroopas või isegi kaasata USA vastu suunatud provokatsioonidesse Kuuba, mis juba ähvardab Ameerikat sõjaga ja on saanud Iraanilt droone Shahed. On ilmne, et Kuuba vaevalt seal otseselt ründab, kuid siiski võib ta teatud konflikti provotseerida. Relvarahu USA ja Iraani vahel näib üha ebakindlam. Esmaspäeval 18. mail teatas USA president Donald Trump uute ulatuslike rünnakute edasilükkamisest Iraani vastu, et anda rohkem aega diplomaatilisteks läbirääkimisteks. Samal ajal ähvardas ta taas sõjalise kampaania tugevdamisega, kui Iraan ei nõustu Valgele Majale vastuvõetavate tingimustega. Teatatakse, et eelmisel päeval tegi avalduse Islami revolutsiooni kaardiväe korpus. Donald Trump kutsus kokku koosoleku Iraani teemal koos oma kõrgetasemelise riikliku julgeolekumeeskonnaga, mille käigus anti ülevaade sõjalistest tegevusvõimalustest. Kohtumine toimus vaid mõni tund pärast seda, kui Donald Trump teatas rünnakute peatamisest, mis tema sõnul olid kavandatud teisipäevaks. Donald Trump väidab jätkuvalt, et Iraanil on jäänud vaid mõned päevad diplomaatilise läbimurde saavutamiseks, vastasel juhul sõda puhkeb uuesti. Ja esmaspäeva õhtun teatas ta, et tähtaeg on, tsiteerin, 2-3 päeva, võib-olla reede või laupäev või võib-olla järgmise nädala algus, tsitaadi lõpp. See, kui ta aru ei saanud, on viis, kuidas Donald Trump märkis tõenäolist uute rünnakute algust Iraani vastu. 2-3 päeva, reede, laupäev või võib-olla järgmine nädal. Ja kuigi Donald Trump on korduvalt ähvardanud sõjaliste meetmetega relvarahu ajal, kuid pole oma lubadusi täitnud, näitab asjaolu, et talle esmaspäeval tutvustati just sõjalisi plaane, et ta kaalub tõsiselt sõja taasalustamise võimalust. Ja nüüd Ameerika ametnike ja Lähis-Ida piirkondlike allikate sõnul otsustas Donald Trump sel nädalal kavandatud uued rünnakud edasi lükata.
osaliselt oli see tingitud Pärsia lahe riikide mitme juhi väljendatud murest, et Iraan võib vastuseks rünnata nende naftarajatisi ja infrastruktuuri. Tuletan meelde, et Donald Trump väitis, et väidetavad helistasid talle Pärsia lahe riikide, Saudi Araabia, Katari ja Emiraatide juhid ning palusid talle, et ta ei alustaks sõda uuesti, sest jah, andke läbirääkimistele veel üks võimalus ja nii edasi. Kuid hiljem lükkasid Pärsia lahe riigid selle info ümber ja ütlesid, me ei ole kellelegi helistanud, me ei ole kedagi millestki palunud, me ei saa üldse aru, millest jutt käib. Ja nüüd oli Valges Majas ametnike kohtumisel tähelepanu keskmes edasised sammud sõjas Iraaniga, diplomaatiliste jõupingutuste seis ja erinevad USA sõjalised plaanid Iraani ründamiseks. Allikate sõnul on Donald Trump muutumas üha agressiivsemaks ja on valmis siiski rünnakut alustama, kuna ta ei tea, kuidas muul viisil ummikseisust välja tulla. Aga siin tsiteerin Axiost. Paljud teised Ameerika ametnikud olid üllatunud Donald Trumpi esmaspäevasest avaldusest ja tunnistavad, et nad ei saa aru, mis suunas ta üldse liigub. Mõned arvavad, et ta võib otsuse tegemise uuesti edasi lükata, kui diplomaatilist läbimurret ei saavutata. Ja selle loo kõrgpunkt kõlab nii. Pärast Valge Maja nõupidamist teatas Pentagon, et just Ameerika Ühendriikide vägede maismaaoperatsioon Iraani territooriumil on üks võimalustest, mis jääb USA presidendi Donald Trumpi lauale. Sellest teatas Pentagoni juhi abi rahvusvaheliste asjade alal Donald Daniel Zimmerman esinedes kongressis. Nagu 16. mail teatas ajaleht New York Times viidates allikatele, valmistuvad USA ja Iisrael võimalikuks sõjalise operatsiooni taas alustamiseks Iraani vastu juba sel nädalal. Üks stsenaariumidest on Ameerika eriüksuste saatmine maa-aluste tuumamaterjalide otsimiseks, eriti Isfahani rajatises. Alternatiivne variant on agressiivsemad Iraani infrastruktuuri pommitamised. Staabiülemate ühendkomitee juht kindral Dan Kane teatas mai alguses, et üle 50 000 Ameerika sõjaväelase, 2 lennukikandjat, üle 10 hävitaja ja 10 lahingulennukid on valmis taas alustama suuri sõjalisi operatsioone Iraani vastu, kui antakse vastav käsk. Aga ma märgin, et praegu asub Lähis-Idas 5000 merejalaväelast ja 2000 langevarjurit 22 õhudessantiviisi koosseisus. Sõjaväeametnike sõnul võivad need jõud läbi viia operatsiooni Iraani tuumamaterjalide hõivamiseks Isfahanis ning neid võib kasutada ka Harki saare hõivamiseks, mis on Iraani naftaekspordikeskus. Seetõttu olukord selgelt pingestub ja Iraan püüab sellist stsenaariumi uute ähvardustega ära hoida. Siia panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused, kirjutage selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage meeldib nuppu vajutada. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt, tehes ükskõik millise annetuse selle video kirjelduse, linkide ja rekvisiitide kaudu või teie ekraanidel oleva QR-koodi abil. Tuletan ka meelde, et tellige minu ukrainakeelne YouTube'i kanal, link sellele on samuti selle video kirjelduses. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!